Kas sinu käel on üks südamejoon? Või on neid tegelikult kaks? Vaata korraks oma peopesa väikese sõrme alla. Sealt leiad südamejoone. Mõnel inimesel jookseb siin üks selge joon, aga mõnel on näha neid koguni kaks. Ja tere tulemast kanalile Saladused kätes ja mina olen Merle. Täna räägime ühest väga huvitavast märgist ehk siis joonest, kahest südamejoonest. On öeldud, et kui südamejoon on kaks, siis võib inimese südames olla nagu kaks armastust. Kaks väga olulist armastust. Aga mina ütleksin seda niimoodi või mina tunnen, et see ei pea kohe tähendama nagu kaks meest või kaks naist on sinu, oleneb, kes sa oled, et sa armastad kahte inimest kohe. Et sa elad nagu kahe inimese vahel. See armastus ei pea olema paarisuhe. Me võime sügavalt armastada ka ema, isa, vanaema, vanaisa, lapsi, õdesid, vendasid või väga lähedast inimest. Või inimest, kes on olnud mingil eluhetkel väga lähedane. Nii, vaatame seda lühemat joont. Kui üks südamejoon on lühem ja lõpeb varem, siis see võib rääkida armastusest, kiindumusest või tugevast sidemest, mis kuulus rohkem varasemasse eluetappi, seepärast, et see on lühike. Võib-olla oli see inimene, kes oli väga kallis, aga mingil hetkel läks ta lihtsalt ära. Ehk see joon siin hetkel on kuskil 20-30 eluaasta vahel, kuskil ta sealt lõpeb. Aga nii täpselt ma selle kohta nagu öelda ei taha, et see peab tunnetama, kus kohas see lõppes. Et teie teed läksid lahku või see side muutus teistsuguseks. Nii, ja kui teine südamejoon pikem läheb edasi, nii siit pikemalt, siis see võib rääkida sellest armastusest, mis on sul olnud kogu aeg selle lühikese nagu teise armastuse kõrval, nagu põhiarmastus või põhikiindumus, sinu oma elu nagu edasiminek. See jääb nagu sinuga edasi ja see võib olla suhe, et see on sügavam tunne, südame avatus või näiteks lihtsalt võime armastada ka edaspidi kõike muid ja inimesi, kes sul on väga tähtsad ja kõige tähtsam inimene oled sa muidugi sina ise. Iseenda armastamine on ka väga tähtis. Vahel arvatakse, et lühem joon võib lõppeda ja see on näiteks väga traagiline lõpp, aga ei ole nii, nagu ma ütlesin. Aga et üks südame kogemus lõppes varem ja teine kandis lihtsalt edasi. Ja meeldetuletuseks. Kui sa oled siin esimest korda kanalil, siis see kanal on Saladused kätes ja mina olen Merle. Siin vaatame käejooni mitte hirmutamiseks, vaid selleks, et inimene saaks ennast paremini mõista, et sa õpiksid oma kätt lugema. Nii, me jäime siis armastuse südamejoonteni. Kui sul on kaks südamejoont, siis küsi endalt, kas minu elus on olnud kaks väga sügavat armastuskiindumust või sellist südamest tunduvat sellist head tunnet. Kas üks neist jäi minevikku, aga teine elab minus edasi? Või on minu süda lihtsalt selline, et ta tunneb korraga väga sügavalt ja mitmel tasandil? See märk ei pea tähendama draamat. See võib tähendada hoopis seda,
et inimese süda on tundlik, mälestusi hoidev ja võimeline väga sügavalt armastama. Suure südamega inimene. Vaata nüüd oma kätt, kas sinul on üks südamejoon või näed ka 2 joont. Ole hea, kirjuta kommentaaridesse, mitu südamejoont sina oma käel näed. Ja kui see video kõnetas sind ja meeldis, pane like ja telli kanal Saladused kätes. Mina olen Merle ja kohtume järgmises videos. Tšauka, tšau!